Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on neljapäev, 19. juuni 2025. Nii, ja ääretult hea meel on siin sõnumite toimetuses tervitada Kesk-Eesti politseijaoskonna uut juhti Tago Trei. Tervist! Tere! Ja mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. No nii, sa oled nüüd sellel ametikohal mõned nädalad olnud, eks ole, alates 2. juunist. Kuidas esimesed nädalad kulgenud on? Esimesed nädalad on suhteliselt kiired olnud, et tutvun esiteks inimestega, kes meil jaoskonnas tööl on ja olen siin ka koostööpartneritega kohtunud. Et proovinud ennast igalt küljelt kurssi viia, et milline elu siin Kesk-Eesti politseijaoskonna territooriumil on ja kuidas meil läinud on ja millised tänased mured ning rõõmud on. No ja Kesk-Eesti tähendab politsei mõttes siis Rapla maakonda ja Järva maakonda. Ja, täpselt nii. Eks? Kuidas oma aega nende kahe piirkonna vahel jagad või kas sa üldse oma peas nagu jagad need eraldi piirkondadeks? Politseijaoskonna vaates on tegu ühe piirkonnaga, ehk siis Kesk-Eesti politseijaoskond, see on nii-öelda meie jaoks üks territoorium, aga loomulikult ma Kuklas tean, et sinna alla kuulub siis Järvamaa ja Raplamaa, ehk siis meil on 2 territooriumi, meil on 2 hoonet, mõlemas hoones on enda inimesed, kes tööl on, et kui patrulli vaates see vahe on niisugune hajutatud, et patrull reageerib meil terve territooriumi vaates, siis ütleme, et piirkonna politsei ja uurimisgruppide vaates on meil jagatud siis nii-öelda regioon ikkagi pooleks. Et inimesed, kes siis seal regioonis töötavad, lahendavad ka selle regiooni asju. Ja kuidas sa oma aega hakkad jagama? Oma aega ma plaanin jagada võrdselt. Ehk siis meil on Paidemaja, meil on Raplamaja ja kuna mul on selline hea võimalus tööle käia Koselt, mis on mõlemast majast praktiliselt sama kaugel, 30 minutit autosõitu, et siis nädalas ma proovin 2 päeva olla ühes majas, 2 päeva teises majas ja see 5. päev nädalast, see on siis vastavalt vajadusele, et vahepeal on vaja käia Pärnus prefektuuris, vahepeal on vaja käia Tallinnas ja võib-olla tekib ka kodukontori vajadus. Kui tuttav on sinu jaoks Rapla maakond? Ta ei ole võõras, aga ta ei ole ka, ütleme, selline kodumaakond minu jaoks nagu on Harjumaa, kus ma olen praktiliselt terve oma elu elanud. Et Raplamaale ma olen ikka sattunud discgolfiradadele, muudes asjades, et ma ei saa öelda, et Raplamaa oleks mulle kuidagi võõras. Soovita head discgolfirada Rapla maakonnas? Mulle väga meeldib Kaiurada. Nüüd, mis on siin Kesk-Eesti piirkonnas need põhilised murekohad ja põhilised probleemid, mis su töölaual siis juba kas praegu on või tulevad lähitulevikus? Ütleme, et liikluskäitumine, et see ei ole ainult siin Kesk-Eesti politseijaoskonna territooriumil, aga Eestis üleüldse. Et sellel on palju tähelepanu pööratud ja sellega proovime ka süvenenumalt tegeleda, ehk siis juunis me alustasime sellist projekti nagu Liiklus 2.0, et me vaatame oma tegevused üle, me proovime leida rohkem informatsiooni nende liiklusohtlike kohtade kohta, koondada selle kõik kokku, et ei ole ainult nii, et politsei kõike tuvastab, me teeme seda ka, aga me proovime saada infot ka meie kogukonna inimestelt, mis neid häirib, kus need liiklusrikkumised on, millised need on. Kogume selle info kokku, koostame selle kohta ka nii-öelda ohukaardistuse, paneme need kohad päriselt kaardi peale ja hakkame liiklustegevusi veel enamgi sihistama, et kus ja mida oleks tarvis teha, et siis liiklus paremaks muutuks ja pöörame ka väiksematele rikkumistele tähelepanu. Mis need väiksemad rikkumised olla võiksid? Võtame siis väiksemad kiirusületamised. Kiirusületamised, jah. Et need ongi peaasjalikult need võib-olla sellised rikkumised, mis väga suurt tähelepanu saanud ei ole, aga me tahame seal rohkemate inimesteni jõuda, me tahame inimestelt selle anonüümsus ära võtta, et ka see, et kui inimene mõtleb, et 5 kilomeetrit kiiremini sõita on okei,
võime kinni peatada, võime isikuga suhelda, eesmärk ei ole trahve teha, eesmärk on inimestega suhelda, ennetusvestluseid läbi viia, andagi nendele mõista, et iga ületatud kilomeeter üle piirkiiruse, et ka see võib lisa nii-öelda ohtu liikluses põhjustada. See on nüüd uus lähenemine siis või? Selles mõttes, et kui ma 90 alas olen sõitnud 95-ga, siis või on siiamaani ka politsei sellest nagu numbrit teinud? Kuidas nüüd võtta? Osaliselt. Et kuna täna kiiruse ületamised on läinud päris suureks, siis põhiteravik on ikkagi natukene suurematele kiirustele pööratud kui see 5 kilomeetrit üle. Et kui me võtame näiteks statsionaarsed kiiruskaamerad, siis nende trahvi tegemine algab ka sealt 7 kilomeetrist üle. Et ehk siis saab öelda, et võib-olla nii suurt tähelepanu ei ole pööratud, aga nüüd me pöörame veel suuremat tähelepanu. Ma ei taha öelda siin, et me üldse ei ole tähelepanu pööranud, kindlasti oleme, aga nüüd veelgi enam, et ka see väike, see liiklusrikkuja toimepanija tunneks, et see ei ole okei. Kas see liiklus 2.0 sisaldab ka, ütleme, liiklust kergliiklusteedel? Ma pean siin silmas just tõukerattaid. Jah, kindlasti, et turvavarustuse kasutamine, kergliikuritega liikumine, et see on ka see, mis iga suve alguses paistab silma, et ka siin regioonis. Et tihenevad need õnnetused, kus üksteist ei märgata, kas ülekäigurajal või mingis muus kohas, aga kindlasti väga oluline, millele me tähelepanu oleme pööranud ja pöörame ka edasi, on turvavarustuse kasutamine. Esiteks, et oleksid liikluses nähtav, kõik tuled, helkurid, rattakellad, kõik need asjad peaksid jalgrattal peal olema, aga teistpidi ka siis, et kiiver oleks peas. No ja see on, eks ole, siis selle, ütleme, ratturi seisukohast. No minu jaoks, mis on nagu murekoht, võib-olla on just see elektrilised tõukerattad, eks ole, mis sõidavad kergliiklustee peal, kõnnitee peal, eks. Sest mina jalutan seal ja tema kiirus on ju hoopis teine kui minul, eks ole, et nende kasutamine toob kõnnitee peale nüüd siis nagu hoopis teisel tasemel kiiruse. Ja see võib ju väga lihtsalt kaasa tuua mingid õnnetusi. Kindlasti ongi juba toonud. Jah, aga siin all ma ei mõelnud ka nüüd jalgrattaid, et ma mõtlen ka elektritõukerattaid. Et tegelikult need nõudmised on sarnased, ka jalgrattur võib kergliiklusteel on ju liigelda, aga enamasti seda kiiremad jalgratturid on ju ei tee. Aga ka tõukeratastele pöörame kindlasti tähelepanu, et just tõukeratastega ongi võib-olla isegi täna rohkem selliseid õnnetusi olnud kui nüüd jalgratastega. No nii, aga ehk sa räägid natuke oma taustast politseis, kui kaua sa oled seal töötanud, mida sa oled varem seal teinud? Septembris saab mul politseis 11 aastat. Võib öelda, et olengi sellise tööelu veetnud politseis, et ei ole mujal otseselt tööl olnud. Et lõpetasin kooli ja kohe asusin politseisse tööle ja alustasin siis patrullist Ida-Harju politseijaoskonnas. Sealt liikusin edasi Lääne-Harju politseijaoskonda, kus olin Mustamäel piirkonnapolitseinik. Peale seda sai minust Mustamäe Kristiine piirkonna vanem. Ehk siis jaoskonnad kui sellised ei ole mulle võõrat, ma olen seal veetnud üle 6 aasta, teinud erinevad tööd, nii patrullis kui ka piirkonna vaates, puutunud erinevate probleemidega kokku. Ehk siis, kui täna küsitakse, et miks ma jaoskonda tulin, siis ma tulingi nii-öelda juurde tagasi. Ehk siis see vahetu suhtlus jaoskonnas kogukonna inimestega, see vahetu abistamine, et see kõnetab mind. Et 2020. aastal ma läksin siis jaoskonnast PPA vaates kesküksusesse, mis teenindab siis tervet Eestist ja seal ma olin esiteks kriisiekspert. Ja see oli täpselt selline huvitav aeg, et 2020 jaanuari keskpaigas ma alustasin, kui juba maailmas möllas COVID ja siis 6 aja pärast jõudis ka see COVID Eestisse. Ja minu ülesanne laias laastus need 2 aastat, kui ma kriisiekspert oligi COVIDiga toimetamine, politseitöö suunamine, et see oli selline hästi pingeline aeg, hästi kiire aeg,
aga samas teistpidi ma sain ülihea ülevaate politsei struktuurist, mida kõike politsei on võimeline tegema, kuidas neid asju tehakse, et see oli minu jaoks selline kiirkursus sellisesse suurde organisatsiooni, nagu me tegelikkuses oleme, et meil on 4500 inimest, üle 1000 vabatahtlikku, et üks suurim riigiasutus oleme, jah. Ja peale seda 2022 aasta alguses asusin ma tööle logistikabüroosse, tugivaldkonda, kus ma siis maakeeli öeldes olin autopargi juht, PPA vaates keerulisemalt maismaasõidukite ja veoteenuse omanik. Ja need 3,5 viimast aastat enne, kui ma politseijaoskonna juhiks sain, siis toimetasingi kogu PPA sõidukipargiga, ehk siis sõidukite hankimine, elukaare tagamine, kõik muu, mis sinna juurde kuulub. Ja see COVID-kriisi lahendamine tundus siuke põnev asi olevat, et kuidas sellega ikka oli? See oli ikka vist päris raske ülesanne, eks? Eks ta ikka oli raske, et politseinikud ju tavapäraselt sellist tööd ei tee ja kui sa oled see inimene, kes neid ülesandeid tagasi toob, seda koostööd nii-öelda suunab, siis see on päris pingeline, et ühtpidi enda kolleegidele PPA-st märku anda, et me üht või teist asja nüüd peame tegema. Muidugi kolleegid olid mõistvad, ma arvan, et politsei sai suurepäraselt kõigi nende ülesannetega hakkama, mis meile pandi. Need olid keerulised ülesanded, inimestelt nõuda maski kandmist, algselt 2+2 vahemaa hoidmist, eks ole. Et see kõik oli keeruline, aga ma arvan, et see tegi meid tugevamaks. Et mis iganes kriisid meil järgmisena ette tulevad, siis ma usun, et me saame nendega väga, väga hästi hakkama. No üks murekoht, millest on siin mitu aastat räägitud, on lähisuhte vägivald, eks ole, et kuidas Rapla maakonnas sellega seis on, et kas ütleme siin on niisugune Harju keskmine vaade või torkab Rapla maakond millegi poolest silma ka? Otseselt ei torka, et see lähisuhte vägivald, see on üle-eestiline probleem. Ta on selles suhtes raske probleem, et ta on koduseinte vahel, ehk siis kui keegi sealt kodust ise ei pöördu, siis on seda keeruline avastada. Paljuski on tegemist sõltuvussuhetega, kus füüsiline või vaimne vägivald siis aset leiavad ja selle sõltuvussuhte pärast ka ei taheta pöörduda. Et siinkohal ongi mul üleskutse kõigile inimestele, et see info politseile ei pea tulema pere seest, et kui te näete kusagil eemalt, et kellelgi teie kolleegil on mingid imelikud vigastused, kuulete näiteks naabrite juures karjumist, peksmist, mida iganes, siis alati andke see info ka politseile ja politsei saab siis kontrollida, et kas seal on kõik hästi. Et järjest enam seda ka tehakse ja järjest enam me neid lähisuhte vägivalla juhtumeid ka tuvastame ja tegelikult see suurem teadlikkus, suurem teadaandmine on tekitanud ka selle trendi, et iga aasta neid lähisuhte vägivalla juhtumeid me tuvastame rohkem ja seda ka siin Rapla ja Järvamaal. Ja just, et see on siuke mitte vastuolu, aga siuke kummaline olukord, eks ole, et kui tuleb välja rohkem lähisuhte vägivalla juhtumeid, siis justkui nagu statistika kasvab, et neid tuleb nagu rohkem ette, aga tegelikult on ju nii, et lihtsalt rohkem tuleb neid avalikkuse ette. Ja täpselt, et inimesed on teadlikumad, inimesed julgevad järjest enam rääkida, inimesed julgevad järjest enam teada anda ja läbi selle see number on siis meie jaoks kasvanud. Et pigem ma arvan ka, et seda vägivalda on olnud ka varasemalt, lihtsalt sellest ei ole nii palju teada antud. Ja just, kui mõelda tagasi aega, võib-olla mingi 12 või 15 aastat tagasi, siis tegelikult ei räägitud sellest või see kuidagi koduseinte vaheline probleem ja hoitigi kodus, et teised ei pea teadma, et sellised asjad toimuvad, aga tegelikult ju riik tahab oma inimesi aidata ja kui selline asi välja tuleb, siis me ei räägi sellest, et siin politsei ainult appi tõttaks, et tegelikult me ju teeme koostööd kohalike omavalitsuste ohvriabiga, et see võimalik abivajadus siis ära hinnata ja ka päriselt inimest abistada, et seal eelkõige
nende probleemide taga on omakorda sotsiaalsed probleemid, et millal see asi üldse sinna lähisuhtevägivallaks jõuab. Et kas politsei on siis nagu, ütleme, ainuõige institutsioon, kelle poole pöörduda või kellegi poole saab veel? Kindlasti võib ka teiste poole otse pöörduda, et kui tuntakse, et kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad on kuidagi usalduslikumad või ohvriabi inimesed võiksid need olla, kelle poole otse pöörduda, siis see on alati ka võimalus. Et kindlasti tasub abi otsida, see ei oma tähtsust, kas see on esimesena politsei, ohvriabi või kohalik omavalitsus, et oluline on see, et abi saamiseks pöördutakse. Jah, just nüüd veel üks teema, mis on siin meediakajastust saanud viimased 4-5 aastat võib-olla, on see finantspettused ja veel 2 aastat tagasi, ma julgen öelda, oli põhiliseks, ütleme nagu venekeelne elanikkond, venekeelsed kõned. Need tuleb siiamaani. Aga nüüd on just nagu minust viimasel ajal on see nagu eesti keeles ka tulnud, et nii suhtlusrakendustes kirjalikul teel kui ka eestikeelsed telefonikõned. Et mis see nüüd siis tähendab, et kas need pätid on targemaks saanud või on siis need nagu need ütleme, keskused Eestisse jõudnud? Eks nii seda kui teist võib olla, mis see täpne tagamaa seal on, ma hetkel ei tea, et aga ma tean seda, et meil neid juhtumeid on. Nendel juhtumitel on hästi erinevad taustad, et ma võib-olla ütlen, et tahaks arvata, et Eestis neid suuri mingid kõnekeskused ei ole, küll aga on need üksiküritajad, kes on nii-öelda õppust võtnud sellest, et sellised skeemid töötavad, sellised skeemid lähevad läbi ja siin on erinevaid asju proovitud ja on ka õnneks mindud, et kui me vaatame siin meie Kesk-Eesti politseijaoskonna territooriumi, siis ütleme siuke 1-2 juhtumit nädalas on täiesti reaalne, et jõuavad ka meieni. Aga see on see, mis meieni jõuab, et võib olla ka neid juhtumeid, kus inimesed valehäbis ei julge pöörduda, et tegelikkuses peaks märku andma, et siin on olnud neid juhtumeid, kus meie enda Eesti inimesed on võtnud malli ja on hakanud inimeste käest siis raha küsima suhtlusvõrgustikus või ongi helistanud mingisuguse mure valega, et see kelmus siis ellu viia. Ma täpsustuseks küsin, et kas need 1-2 juhtumit on need, kus inimene on juba oma raha kaotanud või siis ta annab lihtsalt märku politseile, et temaga on ühendust võetud? Kahjuks nende viimase 2 juhtumi puhul kaotati raha. Ja just ja mis mind alati paneb imestama ja teisi ka, et nagu teeb silmad suureks kohe need summad, mida inimesed kaotavad, nagu kellel on võtta mingi 25 000 eurot lihtsalt, et ära anda. Jah, meie territooriumil need summad praegu, need viimased ei ole nii suured olnud, aga me räägime ikkagist mitmest tuhandest, mida on kaotatud, ehk siis need summad on suured. Jah, ja minu puhul on olnud see, et põhiliselt on meili peale see Omniva skeem on mingi, eks ole? Omniva skeem on Tervisekassa, on see selline, ütleme, natukene uuem, kus siis räägitakse sellest, et on võimalik vältida seda 20 eurost visiiditasu, mis muudatusega tuli, et teeme teile eraldi pakkumise, palun teie detaile, et siis me saame kuskil mingid andmed ära muuta ja teile siis edaspidi on 5 eurot see riigilõiv, või visiiditasu, et tegelikkuses sellised visiiditasud, riigilõivud üksikisiku pealt ei muutu, et need on kõigile ühed ja samad. Ja mis on nukker, on tegelikult see, eks ole, et need pahad inimesed, kes tegelevad nendega, nad arenevad, on ju. Et need skeemid arenevad ja aina nutikamaks nad lähevad. Et praegu meil on nagu lihtne võib-olla nende üle naerda, et aru saadav, et see on pettus, aga on inimesi, kes lähevad õnge ja kahju on sellest. Jah, on kahju, et muututakse kavalamaks, muututakse ka osavamaks, osatakse vajutada inimestel erinevaid nuppe, kasutatakse võib-olla selliseid kurbi kohti ära, et kellel võib-olla ongi üks lähedane, mängitakse selle peale, et tõesti muututakse kavalamaks, et siin pigem on nendest inimestest kahju ja isegi kui ei ole õnnestunud kelleltki raha kätte saada, siis tasub ka politseile märku anda, et üks või teine skeem on, et sellisel juhul me teame, et millised need uued skeemid on ja võib-olla meil õnnestub see inimene, kes neid skeeme ellu viib, tabada ennem, kui tal võib-olla see üks õnnestunud katse tuleb. Ja, aga kui palju saab kas politsei või siis keegi teine aidata, et see raha tagasi saada, kui on see juba kaotatud?
kui on juba kaotatud, siis on keeruline, et siis on ainuke koht, kes aidata saab, on praktiliselt pank, et kas seda tehingut annab kuidagi tagasi pöörata või ei anna. Et politseil võtab see asi pikemalt aega, et kui uurimistoimingud lõpevad ja need on edukad ja tuvastatakse see üksus või inimene, kes seal taga on ju oli, ja siis oleneb juba sellest, et kas sealt inimeselt on midagi võtta või ei ole, et tavapäraselt sellistel inimestelt midagi võtta ei ole. Liigume siit edasi, üks asi veel, mis mind huvitab, on see, et kui palju tuleb peale noori politseinikke, et kui palju noored inimesed, kes keskkooli lõpetavad, selle valdkonna enda jaoks valivad? Järjest enam. Ehk siis tegelikkuses viimastel aastatel on ju Sisekaitseakadeemia oma vastuvõttu suurendanud, politseipoolne tellimus inimestel on olnud suurem, et me teame, et 90ndate alguses, kui politsei startis, siis väga paljud inimesed, kes siis politseiga liitusid, on ju täna jõudnud pensionistaažini, et saavad minna eripensionile ja paljud neist ka seda kasutavad, kuigi väga paljud eelistavad ka politseis edasi töötada ja annavad oma teadmisi edasi ja panustavad politseitöösse sellega. Aga seda vaadet on teadvustatud ja kui ma nüüd ei eksi, siis viimased paar aastat on politsei tellimus Sisekaitseakadeemiale olnud suurem ja äkki korraga õpib praegu circa 200 uut politseinikku. See on siis nagu paarsada, sa ütled, lõpetab siis mitte ühel õppeaastal? Mitte ühel õppeaastal, et seal on erinevad vaated ka, et meil täna on ka ju see karjääripöörde projekt käsil, mis on ka väga hästi aidanud inimesi on ju kaasata, ehk siis õpitakse töö käigus, nagu me reklaamime seda, aga meil on ka erinevad õpped, et on kutseõppe politsei oma ja on kõrgharidusõpe, et seal on ka see maht on erinev ja ka siis nii-öelda õppeaja pikkus, mis tähendab, et erinevatel aegadel lõpetatakse. Ja on muidugi ka võimalus kõrghariduse pealt politseiga liituda ja minna siis nii-öelda täiendõppesse, mis on veel lühem, kus saadakse siis lisaks sellele kõrghariduse baasteadmistele politsei baasteadmised juurde. Nii, me oleme nüüd siin 19. juuni on täna, eks ole, neljapäev, mis tähendab seda, et ees on pikk nädalavahetus, jaanipühad, kuidas politsei siin Kesk-Eestis nendeks valmistunud on? Oleme aegsasti üritusi kaardistanud, meil on täna circa 50-60 üritust teada, mis siin Kesk-Eesti politseijaoskonna territooriumil toimuvad. Oleme neid üritusi jaganud ka oma patrullinimestega, patrullpolitseinikud teavad, kus ja mis üritused toimuvad. Meil on ka piirkonnapolitseinikud, kes võivad üritusi väisata, vaadata, kuidas avaliku korra tagamisega on, et lühidalt oleme hästi valmistunud, jõudmööda käime neid erinevaid üritusi läbi, nii nagu ma ütlesin, neid on palju, 50-60 tükki, et ei pruugi igale poole jõuda, küll aga oleme väljas lisajõududega ja lisaks üritustele pöörame kindlasti tähelepanu ka liiklusele. Ehk siis meil toimuvad täiendavad reidid, kus me kontrollime inimeste kainust, aga kontrollime ka seda, et kui kiiresti inimesed siis meil liikluses liiklevad. Ja, no sa pead silmas, et kontrollides autojuhtide kainust, eks ole, et mitte... Jah, autojuhtide kainust liikluses, jah. Jah, just. Et tõenäoliselt jaanipeol mõni inimene ikka, ma ei tea, õlluti olnud või midagi. Ei, see ei olnud mõte oli jah see, et autojuhtide kainust. Aga seda saab ette aimata, eks ole, et jaanipühad tõenäoliselt tulevad igal aastal politseile töörohked. Jah, igal aastal, et aastad on muidugi erinevad, et kas toimub mingid suuremaid sündmuseid, viimastel aastatel õnneks ei ole selliseid väga suuri sündmuseid olnud, kus oleks ka mingisugused suured tagajärjed, aga töökas on ta igal juhul, et ainuüksi tavapäraste väljakutsete arv kasvab meeletult, et ei saa öelda, et jaanipäeva periood ei oleks politseile töine, on väga töine, aga me ise eristame sealt seda, et kas see toob kaasa ka midagi suuremat, näiteks väga raske liiklusõnnetus mitmete hukkunutega või mitte. Et selliseid asju me jälgime ka paralleelselt. Ja, praegu me saame ainult loota, eks ole, et midagi sellist ei tule. Jah, aga sellepärast me ka üldse ei varja, et me oleme suuremate jõududega väljas, et tasub olla liikluses hoolikas, et me kindlasti reageerime ja oleme õigeaegselt kohal.
ja kena, Tago Trei, aitäh sulle ja loomulikult soovin jõudu selles ametis siin Kesk-Eesti siis valvamisel või haldamisel, et Suured tänud, ja jõudu vaja. kena. Ja suur tänu ka teile, head kuulajad-vaatajad, et olite täna meiega ja kaasa mõtlesite. Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt vaadata-kuulata sõnumid.ee, YouTube ja Spotify ning kuulmiseni järgmisel korral.